no see auto nüüd küll tutvustamist ei vaja, et tegemist on ju uue BMW 3. seeriaga, mille disain kindlasti andunud BMW fänne Dacia kasuks otsustama ei pane. Standardvarustuses on tal automaatne siis ühetsooniline kliimatseade, LED, lähi- ja kaugtuled, püsikiirushoidja koos siis pidurdamisfunktsiooniga ja uutel mudelitel kasutatakse siis rohkem isolatsioonimaterjale ning on olemas parema akustikaga lamineeritud esiklaas. Tal on 10,3 tolline siis puuteekraan koos siis 12,3 tollise siis virtuaalkokpitiga. Ja nõrgemates varustustes on 8,8 tolline puuteekraan ja seal on siis tavalised näidikud. Ja selline huvitav parkimisabi siis on tal olemas, et salvestab parklas siis viimased 50 sõidetud meetrit ja auto suudab siis nende järgi sõita kogu teekonna siis tagasi. Mis on ikka väga kihvt ja täiesti iseseisvalt suudab ta seda teha. Baasvarustuses on siis ka funktsioonid, mis aitavad siis maanteel ja linnasõidus siis juhtimist siis kiirendada ja aeglustada ja kõik siis need suudab ta niimoodi teha, et ta jalakäijatele ja jalgratturitele otsa ei sõida ja alastab nende peale. 2-liitrine bensiinimootor on tal 135 kilovatti, tippkiirus 240 kilomeetrit tunnis, 7,1 sekundiga 0-100 ja 6,4 liitrit sajal on keskmine kütusekulu. Siis on 2-liitrine bensiin 190 kilovatti, 250 kilomeetrit tunnis maksimumkiirus ja 5,8 sekundiga 100 ja 6,6 liitrit sajal on keskmine kütusekulu. 2-liitrine diisel 110 kilovatti, 226 siis kilomeetrit tunnis on maksimumkiirus ja 8,4 on siis sekundiga jõuab ta siis 100-le. Ja kõige tipuks on siis 3-liitrine diiselmootor, kus on siis 195 kilovatti ja 250 kilomeetrit tunnis on maksimumkiirus ja 5,5 sekundiga jõuab 0-100 ja on olemas ka 2-liitrine diiselmootor 140 kilovatiga. Ja tal on olemas ka pistikhübriid, mis suudab sõita elektrijool tervelt 55 kilomeetrit. Võib-olla võiks natuke rohkem suuta. Ja tema hinnad algavad 37 800 eurost, mis on täitsa normaalne hind, kuigi vanemal ja 3. seerial oli hind natukene madalam, kuid siiski teeb selle hind paljudele kättesaadavaks. Ja ei pea vaatama näiteks Jaapani autode poole, vaid saabki osta endale uhke 3. seeria BMW ja kui teile see ei sobi, on vaja natukene rohkem midagi vedada ja asju, siis saate võtta muidugi universaalkirjaga ka versiooni. Selline on uus 3. seeria BMW. Selline oli see Nice Luxury proovisõit, kohtume juba nädala pärast.